tahtsin teha nüüd teema sellest ülitundlikust ja introverdist. Et vahel on nii, et räägitakse ka, et kui hakkab sügisperiood või nagu külmem ja pimedam aeg, et siis sellest tekib ka selline masendus, muserdus või depressioon, et samas, et neid pole neist ennetada, on ju vitamiinid ja söömine, liikumine, vaimne tervis ja kõik asjad valgus, aga teisest küljest ma olen avastanud viimased aastad ka sügiseti lugemast nii-öelda neid Ellu Keskraamatukogu ja laenutusest tasuta näiteks eneseabi või psühholoogia või filosoofia või mis need on, raamatuid. Ja nagu päris palju vahest tunnen ennast teatud olukordadest ära, kuigi mingil hetkel mõtled, et sul ei ole nagu et oled veider või ei tea, mis see viga on või tegelikult ei olegi mõnes mõttes viga, et maailmas teatud protsent inimesi kõik seda asju põevad läbi ja teatud inimeste laade ja iseloome ja selliseid tagasihoidlikkust ja mõttemaailma on nagu päris mitmetele paljudele protsentidele inimestel olemas, et see ei ole nagu ainulaadne, et see ei ole midagi hullu. Näiteks introvertidest ma sain ka aru, et tunnetan ka, et kõik, mis nagu on vaikus ja tagasihoidlik, ei tähenda, et see ülekere ole, et seda, et ekstravert on nagu aktiivsem, aga samas saab olla ka nii, et ongi nagu ise tunnetad, et ühel hetkel oled mingis seltskonnas või mingis olukorras hästi aktiivne ja siis tulevad need ekstraverdi omadused välja, aga teisest küljest mingis olukorras nagu ei oska neid sõnu seada ega olla ja või et seda tagasihoidlikult introverdi joont, et see on suht okei, et neid saab arendada ja võib ka nii elada, et ei ole midagi. Ja nagu ülitundlikul inimesel lonksu kohvi. Ülitundlik inimene, väga palju nagu sarnasusi, et ma nüüd kõike mäletan, mida ma lugenud olen, aga ma nagu lihtsalt mõtisklen endast ja siis ongi nii, et sa nagu vahel öeldakse, et kui laps või on nagu eraldi ja nagu ei sotsialiseeru alati või ei taha kõiki asju teha, siis ongi, et sul nagu see mõttemaailm on nagu nii tundlik või intensiivne, et sa lihtsalt väsid ära ja vahest sa ei saa igast olukorrast aru ja see on täitsa normaalne. Et meid ongi erinevaid. Et mõnele, kes tahab minna nagu pidutsema lärmi ja mingit mõttetut mula kuskilt kuulda, okei, aga näiteks ülitundlik inimene või introvert tahab näiteks intelligentsemat vestlust või rahulikumat olekut või teistsuguseid hobisid laada. Muidugi võib ka mingis vabas olekus ka selline efektiivsus ja energia välja tulla, kus oledki nagu ekstravert, et ma võin ka näiteks vabal hetkel või mingis olukorras väga palju rääkida ja isegi palju mõtteid tuleb välja, et ja võin nagu hüpata, tantsida, karata, kui mul on hea, aga teises kohas nagu oled hästi reserveeritud ja nagu vaoshoitud ja mõtled neid olukordi läbi rohkem või ei tea, kas viitsid seda energiat teistele jaotada ja teiste energia esitab ennast ka. Et ongi nii, et kui vahest on hea olla kuskil mingi ühiskondlikul sünnipäeval või olukorras, siis see elu mingi hetk on hea, aga pärast seda sa laed jälle oma patareid täis ja sul nagu oma keskkond ja vaikus. Mingi mõtestus mulle tuli veel meelde, nagu juba kadus ära. Seoses vist introverdi ülitundlikkusega. Jah, et
midagi oli, et jaa, et see, et ongi, et ülitundlikud võivad ju või introverdid, no peaaegu sama, et võivad tunda ka hästi palju nagu oma peas või mõtetes nagu ekstraverdi omadusi, mis su pea pulbitseb sadades tuhandetes mõtetes energias, aga see välja kajastub nagu hästi väheses osas, et sa jaotad seda nagu ainult valitud hulgale ja harva, aga tegelikult su sisemaailm ja mõtted asju nagu nii palju, et nagu elad sissepoole, et see on ka võib-olla introvertide minu teada üks omadusi. Ma olen nüüd jälle leidnud huvitavaid raamatuid, et kui sul on palju peas mõtteid või et kuidas mõista või hoida armastust, et mitte, et kuskil mingit viga oleks, aga nagu, ma ei tea, bestseller on veider sõna, aga baariteraapiate mingisugune raamat ka käsitleb erinevaid olukordi ja mõtteid, et vahel nagu sul ei ole sellist nagu hullu probleemi või asja, aga kui see mingist asjast leiab mingeid kaudseid sarnasusi nagu minevikust või olevikust või siis on hea nagu mõtestada nagu seda viha või negatiivsust, ka positiivsust või imago mina maailmast läbi, et kuidas suhelda, et tuleks alati efektiivne lahendus ja mõista ka üht või teist poolt, et osalt ei olegi nagu kõige ideaalsemat lahendust ja ei mõika, et miks seda nagu räägitakse neid poole anonüümsuse võtmes inimeste probleemidest, aga teisest küljest see annab jälle nagu mingi väikse ahaa-efekti, et kuidas veel paremini käituda või kuidas näiteks neid olukordi ära tunda. Et ma ei tea, kas või kaalu teema, töö teema, suhete teema, mõtete teema, üksteisega nagu rääkimisstiili, igasugused asju. Ma nüüd saingi selle natukene siia paika, mis ma juba mitu päeva mõtlesin. Vahel on nii, et sul ei tule ühtegi ideed ja teisest küljest üks hetk see mõttevoog on nii suur ja tuleb jälle uusi nii-öelda mikrofoni jutustus, podcasti või salvestusideid. Aga ma vaatan selle mingi hetk üle ja siis võib-olla nende 2 raamatu mõtestamist võib-olla teen ka edasi mingi hetk, aga võib-olla seda jätan nagu enda ja partneri teada, alati saavad inimesed ise ka nagu lugeda. Okei.